Nüüd teeme väikese tagasivaate keskaegsele Tallinnale. Tolleaegse muusikaelu kõige käega katsutavamaks mälestusmärgiks tänapäeval on muusikute rõdu Orv Suurgildi hoone pidusaalis. Siin esinesid tantsu- ja meelelahutusmuusikaga linna muusikute kompanii liikmed nii keel-, puhk- kui löökpillidel. Lisaks peeti seal pulmi. Kord oli range. Kui keegi õlut maha loksutas, tuli maksta trahvi. Tervitus. Me oleme Heroldi juttudega tulnud keskaegse Tallinna kõige vägemasse pidusaali. See on Suurgildi saal, mille võlvid ja seinad laoti aastal 1410. Ja siin me tahaksime meenutada, milline osa oli siin peetud pidudel muusikal. Saariaja lõpul oli kogu saali idaseina ees sammastele toetub puidust rõdu, millele viinud ukse ava kinni müürituna on ka praegu siin näha. Kui viimati toimusid Euroopa Liidu toel renoveerimistööd Suurgildi hoones, et seda paremini kohandada meie ajaloomuuseumi vajadustele, siis tehti selleski saalis mitmeid avastusi, leides üksikasju, millest varem keegi midagi ei teadnud. Restauraatorid ettevaatlikult koksisid seintelt maha krohvi, uuemaid tihti, et leida seinamaalinguid või midagi, mis on seal krohvi taga peidus. Siis siin, näete, tuli niisugune üllatavalt kombel välja ukse ava, mis on põrandast märksa kõrgemal. Natuke veidravõitu, kas pole? Aga siis selgus, et ümarkaarne portaal, täitsa keskaegne, peab olema samaaegne kui kõik muu. Ja siin seinas Orv, siit läheb trepp üles. No koksiti edasi ja mis välja tuli, et see trepp viis rõdule, millest on säilinud praegu ainult kiviosa. Osutus, et see müürisisene trepp tõi lahti sarva juurde, millel on 2 kaart ja vahepeal üks raiutud tugikonsool ning mis oli avatud siia poole. Kusjuures me näeme, et selle paremas nurgas on nagu sisselõige. Ja selle sisselõige ees oli puidust ka postidele toetuv rõdu, kus siis muusikud esinesid. Ja kahjuks meil ei ole säilinud ühtegi vana joonistust või maali, millel oleks see muusikute rõdu kujutatud. Mis puudutab muusikuid, siis praegu on nagu siia tekitatud 3 vanaaegse muusikavarjud, kuid need on ainult keelpillimängijad, mis ei vasta tegelikkusele, sest Tallinnal oli juba enne selle Suurgildi hoone ehitamist olemas oma muusikute kompanii, mis koosnes 6 mehest. Mängiti nii keelpille, klahvpille kui ka löökpille vastavalt vajadusele. Kui toimusid pulmad või muud pidulikud kogunemised, mida nimetati convivium, joodud, siis oli alati ametis ka peovanem ja korrapidajad. Enne peo algust manitses peovanem, et kõik peaksid ennast viisakalt üleval, et ülitseks ja ei jooks liiga palju ja midagi ära ei lõhuks ja kõik tikuks kaklema. Ja järgmisel päeval pärast pidu või pulma pidi korrapidaja esitama nimekirja kõigist patustest raele. Raed nõudis siis trahvida. Aga siin oli veel üks karistusvõimalus, mitte rahaline, aga seda me läheme vaatama keldrisse. Need, kes kaklema või laamendama tikkusid, toodi korrapidajate poolt Suurgildi keldrisse ja siin oli kuskil üks puur, võretatud puur, kuhu nad rahunema pandi. Ja võib-olla see puur oligi siin, aga see pole täpselt ikkagi teada. Ja nii paradoksaalne kui see ka ei ole, seda kartserit ehk puuri nimetati neitsi. Ma ei julge öelda, kui palju sellest taarast, mida te siin näete,
on põhjustanud joojale mõnusat äraolemist ja kui palju on ajanud hulluks ja tekitanud pahandusi. Nii et kõike seda meelde tuletades, kallid kaasaegsed napsitajad ja tipsutajad, tehkem head äraolemist, kuid pidagem piiri, et ei tuleks ai ja oi.